Tere, kullakesed! Nii, täna on siis neljapäev ja neljapäeviti on mul kaks valikut. Kas minna nõkku Savikotta oma kausikest hoolima või terviseseminar, mis toimub meil igal neljapäeval Gilgi Ranchos. Ja sinna tulevad kokku siis sellised inimesed, kellel on suur kliendibaas, kogemuslik kliendibaas tervisetoodetega ja seal ma käin ka siis, kui saan, sest mul endal autot ei ole. Ma pean kellelegi sappa saama. Aga siis mõtlesingi, et ma loen teile tänaseks ette, et kuna ma õhtul ei saa lugeda otse, siis loen praegu. Ja tänane teema on hingamisravi. Hingamisprotsess toimub automaatselt närvisüsteemi abil. Seega me hingame, pidamata selleks teadlikult midagi tegema. Ometi on viis, kuidas me hingame, vahetult seotud emotsioonidega. Kui meil on stress või hirm, siis on meie hingetõmbed tavaliselt lühikesed ja pinnapealsed ning me hingame kopsude ülaosaga. Rahulikus ja lõdvestunud seisundis on hingetõmbed pikemad, sügavamad ning me hingame kõhuga. Kas sa ahmid õhku, kui oled kurb või vihane? Viha muudab hingetõmbed pinnapealseks ja kiireks. Hirm paneb meid hinge kinni hoidma või väga kiiresti hingama. Kurbus sunnib meid õhku neelama või ahmima ning me hingame ebakorrapäraselt. Sügava hingamise puhul rinnakorv avardub nagu siis, kui oleme rõõmsad ja õnnelikud ning meis pole pingeid. Kui tahad saavutada rahulikku vaimu, siis kõigepealt reguleeri hingamist. Kui hingamine on kontrolli all, siis on süda rahulik. Aga kui hingamine on ebakorrapärane, siis on süda murelik. Seepärast reguleeri kõigepealt oma hingamist ning see toob kaasa meeleolude mahenemise ja rahuliku vaimu. Me võime teadlikult esile kutsuda rahulikuma ja lõdvestunuma seisundi, kui muudame oma harjumuspärast hingamist ning hakkame hingama kõhu kaudu. See lõõgastab närvisüsteemi ja mõjutab füsioloogilist vastureaktsiooni stressile, rahustades nii keha kui ka meelt. Hingamise teadvustamine ja harjumuspärase hingamise muutmine on olulised abivahendid tervenemaks ja vabanemaks stressist, enne kui see muutub füüsiliseks probleemiks. Me võime kasutada hingamist enesepingetest vabastamiseks, paremaks keskendumiseks, valu leevendamiseks, nagu on teada sünnitustest. Tavaliselt tõmbume nii füüsilise kui ka psüühilise valu puhul pingesse ning otsime väljapääsu tähelepanu kõrvale juhtimisest või tablettidest. On olemas veel üks võimalus ja see on hingata valusse, avada end sellele üha rohkem ja rohkem. Sel moel vähendab hingamine valu intensiivsust ja vabastab pinged. See aitab ka eraldada füüsilise valu emotsionaalsetest pingetest, mis valuga sageli kaasnevad, nii et saame vahetult vajaliku probleemiga tegeleda. Selleks suuna teadlikult hingatav õhk valutavasse piirkonda ning tunneta, kuidas valu iga hingetõmbega maheneb, hajub, välja hingates lase valu lahti. Et seda ma olen proovinud mul tavaliselt pea ei valuta, aga üks päev ma sõitsin Tartusse ja järsku tundsin, et mul hakkab nagu parem pea pool nagu valutama ja siis mul tuli kohe meelde, et kuidas seda hingamist teha. Ja ma suurendasin seda valu nagu mitte ei tõmmanud kokku, vaid ajasin nagu laiemaks nagu kehast välja. Ja uskumatu, see toimib, et tasub proovida.
Nii, ma vaatan, kas see on nüüd kõhu hingamine tuleb ja harjutused kõhu hingamiseks. Proovi ise. Võta endale aega, et vaikselt istuda ja hingamist jälgida. Sa võid lamada jalad veidi harkis, käed külgedel või istuda sirgelt sirge seljatoega toolil, tallad vastu põrandat, käed lõdvestatud ja sule silmad. Alusta hingamise järgimisega, ilma et muudaksid hingamist või püüaksid seda kontrollida. Jälgi mõne hetke vältel, kuidas õhk sinu kehas sisse ja välja liigub. Seejärel teadvusta endale, millise kopsude osaga sa tavaliselt hingad. Kas hingamisel kerkib ja langeb rinnakorvi üleosa? Kas liigub rinnakorvi keskmine osa? Kas su kõht kerkib või langeb? Aseta üks käsi rinnale ja teine kõhule, et tajuksid seda liikumist. Soorita seda harjutust suletud silmadega. Kõhu hingamine on viis, kuidas muuta hingamine sügavamaks. Selleks alusta hingamist kopsude ülaosaga. Hinga sel moel mõni minut, et teadvustaksid endale täielikult seda hingamisviisi. Hoia kätt rinnakorvi ülaosal ranglu juures. Sinu hingetõmbed on tõenäoliselt lühikesed ja kiired. Pane tähele emotsioone ja tundeid, mis sul hingamisega seoses võivad tekkida. Seejärel hakka hingama kopsude keskmise osaga ja keskenda tähelepanu rinnakorvi keskosale südame kõrgusel. Pane käsi rinna korvile ja hinga teadlikult sellesse piirkonda. Tunneta, kuidas sa hingad südamesse. Hingamine rahuneb ja muutub sügavamaks. Jälgi, kuidas emotsioonid ja tunded muutuvad. Keskendu sellele, kuidas rinnakorv kerkib ja vajub. Soorita seda harjutust mõni minut. Nüüd suuna kogu hinge alakõhtu. Aseta käsi kõhule, naba alla ja tunneta, kuidas kõht igal hingetõmbel kerkib ja vajub. Algul võib see tunduda ebaloomulikuna, just nagu peaksid tahtlikult kõhtu ette lükkama ja tagasi tõmbama. Lõdvestu liikumise rütmis, hinga aeglaselt ja sügavalt. Hinga sügavalt välja ja tunneta, kuidas käsi liigub koos õhuga. Hinga nii mõned korrad. Pane tähele, kuidas stress ja pinge kaovad. Milliseks on muutunud sinu emotsionaalne seisund. Nüüd hinga taas nagu tavaliselt ja pane tähele, kas sinu hingamine on muutunud. Soorita seda harjutust sageli, eriti kui tunned, et stressitase tõuseb. Hingamine tähistab sinu tulekut sellesse maailma. Sind ei toeta enam sinu ema, hingamine annab sulle sinu enda eksistentsi. Esimestel eluhetkedel tekitab õhk valu, sest kopsud on õrnad. Sa võid kasutada hingamist, et siseneda nõrkadesse ja tundlikesse piirkondadesse oma kehas. Kui tajud vastuseisu, hinga sellesse ja sellest läbi. Kasuta hingamist, et ennast julgustada ja hirm hajutada, et randuda kindlalt oma praeguses tegelikkuses. Hingamine on su parim sõber. Ta on alati kohal, et sind aidata. Jäta meelde sõnad, pehme kõht ja korda neid vajadusel. Sa ei saa tõmbuda pingesse ega muutuda närviliseks, kui su kõht on pehme. Neid sõnu korrates meenub sulle, et pead lõdvestuma ja hingama. Kui kõhu lõdvestad, hääbub su vastuseis, kaovad piirangud ja sisemine pinge. Lõdvesta kõht alati ja igal pool. Silmad võivad olla lahti või kinni. Kui istud rongis ning tunned, et oled väsinud ja stressis, lõdvesta kõht ja hinga. Kui seisad röökiva lapsega kraanikausi juures, ümberringi mustad nõud, lõdvesta kõht ja hinga. Kui lähed operatsioonile, lõdvesta kõht ja hinga. Sul on ees tähtis koosolek, lõdvesta kõht ja hinga. Hingamisel on rütm ja see on universumi rütm. Tõusude, mõõnade, aastaaegade, kuu ja päikese rühm. Kõik elusorganismid hingavad. See ühendab meid, sest me hingame sama õhku, jagame iga hingetõmmet kõigi eluvormidega. Hingamise jälgimine, nii nagu on kirjeldatud selle peatüki lõpus olevas hingamise teadvustamise meditatsioonis,
võimaldab meil ühineda universumi rütmiga. Hingamine on elu, seda teadvustades võime leida uue elu ja uue rütmi. Vaat sedasi. Ma vaatan siin lõpupoole tulevad päikesepõimiku. Need on energiakeskused. Kõik, mis on meeles, vaimsed häired, kumisevad kõrvad, pisarate voog, silmad ja kõrvad. Ja päris palju huvitavat. Ja aga olgu, selle koha peal jätan katki ja järgmiseks tulevad afirmatsioonid ehk jaotused. Aga tänaseks kõik, et ilusat kuulamist ja harjutamist ja hingame.